Kaunist päeva. Lugesin hiljuti, et kui tuleb inspiratsioon, siis on hea hakata tegutsema, sest muidu inspiratsioon läheb ära ja ei pruugi tagasi tulla. Ja sellega seoses mõtlesingi, et tuli mõte, et ma hakkan jagama enda mõningaid enda taipamisi. Ja minu tänane taipamine, märkamine minu enda puhul. Võib-olla saab sellest keegi teinegi mõtte, idee või on temale õigel hetkel, õigel ajal temani jõudmas. Aga mul on olnud kalduvus kiirelt süüa. Ja mulle on ka märku antud, et sa sööd väga kiiresti, liiga kiiresti. Käin joogakoolis juba aastaid, Mahadeva joogakool Viljandis. Ja sellest sügisest on meil keskendumine südame tšakrale. Ja veel teemadeks rahulolu igas päevas. Ja seal on erineval päeval on veel omaette küsimus, omaette teema, nii-öelda alamteema. Ja tänases päevas oli kohalolu tänuga. Ja ma sõin köögis akna juures, aknast välja vaadates banaani. Ja samal ajal teadvustasin, et mul on see teema kohalolu. Ja kui ma hakkasin siis vaatama, kui palju tegelikult selles praeguses hetkes, kui palju asju toimub, millised maitsed, millised lõhnad, millised helid, kui aknast välja vaadates, mis linnas toimub, autod, inimesed, puud, linnud, siis tahes-tahtmata ma aeglustusin. Hea meelega oleks isegi peatanud aja, et kõike korraga, et suudaks kõike korraga tajuda. Kõiki neid maitseid, mis banaani söömises tulevad, kõik need helisid. Endale võib-olla siin, see oli hästi huvitav märkamine enda jaoks. Ja võib-olla, mitte võib-olla, annan endast parima, et ollagi rohkem kohal. Eckhart Tolle räägib ju sellest juba pikalt ja kaua. Üks asi on kuulata, teine asi on kogeda. Või täpsemalt taibata, mis see enda jaoks võiks tähendada. Igal juhul, see oli minu tänane jagamine. Aitäh sulle, kes sa seda märkasid. Kõike kaunist.